kell on mingi 7:30 ja Silver läks just jooksma, sest tal hakkasid jälle trennid, puhkus on nüüd läbi. Aga mina saan veits veel voodis pikutada ja siis me lähme juba arvatavasti jälle Kopenhaagenisse sööma, kuna meil on nüüd viimased 2 päeva Djangus ja juba laupäeval saabki reis läbi, nii et jah, 2 päeva Djangus ja siis me lähme veel Uluvaatusse ja laupäeval hakkame tagasi koju liikuma, nii et peab veel kõik lemmikkohad nii palju läbi nautima, kui jõuab. 2025 aeg sai nüüd alguse. Esimene jooks pulss on täiesti lappes. Aga kell on varsti 8 hommikul. Jube kuub on. Aga mõnus. See on ikka päris humbling experience siin mingi pluss 30 kandis. Joosta 7:30 tempoga ja pulss on täiesti laes. Ja peangi reaalselt vahepeal jalutama, saaks pulsi alla jälle tält sörkima. Aga noh, nagu öeldakse, et kes detsembris aeglaselt jookseb, see saab augustis kiiremini joosta. No nii, see ilus mees on jooksmast tagasi. Ei tundu väga mõnus see 30 kraadiga jooksmine. Pulss jääb nii kergelt üles. No nii, värske poiss. Kas jäid rahule? No täitsa tore, aga jube kaua võttis aega. Mingi peaaegu tunnikese kokku. Eestis teeb mu juuksur 20 mintsaga nad olla. Sõitsime just rolluga. Ma olen nagu täiesti läbimärg. Noh, kuidas on? See on see wet t-shirt party praegu to the max. Siin ei ole ainult Kiss and Thrill, aga Roberta, Einari kleidid ja asjad on ka täitsa olemas, nii et päris äge. Me tulime nüüd mingisse sisustuspoodi ja leidsime siit täiega armsaid jõuluehteid. Sellised paali väiksed kuusekesed. Me jõudsime just koju. Me oleme läbi vettinud. Meil on mõlemal nii külm, et me oleme lihtsalt saunalinade sees soojas. Meil oli konditsioneer sees, nii et siin on mingi -40. 16 kraadi. Jube. Silver läks meie pesudele järgi praegu. Ta jõuab tagasi koju nagu läbi ligunenud vesirott. Tulin pesumajja riietele järgi. Ja pole nii räiget vihma, vist mitte kunagi saab täiesti jabur. Me istume ummikus ja nagu ma lihtsalt ujusin. Aga humbling kogemus siin suvitades. Tore, nüüd enam ei saa, jah? Natuke olete võtta, aga mitte ma liiga. ära kuivada seal ummikus. Väike kodune sushi õhtu, sest et õues on nii jube ilm. Tere hommikust! Taevas on ikka pilvine, aga vähemalt täna ei saja. No nii, nüüd me pakime jälle, sest et täna on Uluvaatusse minek. Sellise ilmaga on muidugi super Uluvaatusse trüppida. Aeg Djangule tšau-tšau öelda.
saime just Uluvaatus söömas käidud ja nüüd me oleme siin rollu rendis ja Silver hakkab kohe rollut testima. Tere hommikust! See mees läheb juba jooksma. Siin peab vara jooksmas käima, muidu hakkab liiga palav juba. Siin on juba praegu palav. Üks väga armunud jooksumees on seal. Mis meil on siis? Hommikujooks, pool tundi soojendust enne üket. Ja siin Uluvaatus on nii palju mägesid. Et praegu pulss on arvus, et ma pean praegu kõndima. Väga hull. Väike trenni järgne sulps. Ilm just mega hea ei ole, aga vihma ei saja, nii et me lähme ikkagi üritame Beach Clubi minna ja loodame, et saab natuke päikest. Jõudsimegi ilusti turvaliselt kohale. Never in doubt. Me nüüd istume siin tormi eest peidus. Kõik töötajad jooksevad vihmavarjudega ringi ja vihma hakkaski rämedalt sadama, nii et oleme hoopis nüüd sellises setupis. Minu true love lisaks Silverile popcorn. Elasime need vihmapilved üle ja oleme nüüd tagasi päevitamas. UV on kuskil 8 või isegi 9 läbi pilvede. Täiesti crazy. Sobib väga hästi meile. Silver võttis endale väikse jäätise. Kõige mehelikum amps siin on lauas. Elu parim elu jälle. Siin oli miinimum spend 2 miljonit, aga me ei teinud täis seda, nii et me võtsime veel kotitäie jooke kaasa. Meil ei jäänud palju puudu, 300 000. Jah, ainult 300 000. Paremini, kui ma arvasin. Jah. Me peame kohe hakkama sealt mäest üles sõitma rolluga. No, vähemalt ei pea üles kõndima. Jah, ja seegi. Nii, tulime sealt üleval, vajub peeneks. Läksime sealt ümber nurga, jõudsime alla kuskile plaks, sinna paistusse. Väga mõnus. Templisse minek ja päris hea outfit ka seljas. Piduseelik selga ja... Me tulime Silluga nüüd templisse. Uluvaatu templisse. Uluvaatu templisse. Ja pärast lähme ühte fire show'd ka vaatama, aga hetkel lihtsalt jalutame ringi siin ja üritame natuke ahve leida. Mul on üks siin kõrval, aga Marleen tahab ka mõnda näha. Jah, ma tahaks ka hea meelega. Tulime nüüd Marleeniga siia Uluvaatu templi tuleshow järjekorda ja see on siuke päris korralik. Siin saaks ka nagu etteostu pileti, aga me tulime nagu viimasel hetkel ei teadnud, mis kellaks tulla ja nüüd siis naudime järtsu veid, aga õnneks see läheb ruut kiirelt. Leidsin selle ahvimetsa kõige ilusam ahvikese üles. Siin on üks albiino valgeahvike ja ta on kahjuks eraldi puuris, sest et teised olid rassistlikud ja kiusasid teda. Nii et ta pidi eraldi elamise saama. Innu. See vend seal reaalselt sai mingi krõpsupaki endale. Kõige haigem on see, et see meenutab veel rohkem Marleenist. Kui te näeksite, kuidas tema krõpsupakki sisse hingab. See on täpselt see.
Oh my god, exposed. Rahulikult, snacking, sööb krõpsu, elu on ilus. Aga need on pähklid vist hoopis. Vaatab oma sääre jooksu. Marleen on nüüd seal laineid pildistanud ja filminud viimased 10 vitsa. Aga ilusad on. Nii et kindlasti Instagramis näete. Perekondlik õhtusöök üksteise pealt näksimas. Meil hakkab fire show kohe ja sealt on lihtsalt väga ilusti näha, kuidas vihm tuleb lähemale ja lähemale. Nagu see joon on vihm lihtsalt. Mõnus. Väike rollujuht. Oh no. Oi, mees käis poes. Teen kiivritäie snäkke. Snacks. Ja loomulikult ei saa unustada pokaalit. Väga õige. Jõudsime koju oma tripilt ja härra muidugi tahab jälle ujuma minna. See polnud kõige filigraalsem sissetulek, aga kuul ikkagi. Täna mõtlesin, et on nagu olnud juba reisil ja väike jume on all, et ma ei hakka päiksekrani panema, sest et oli veits pilvine ja nii edasi. No vot, siin sai täna jumet igale poole. Hommik! Meie lähme nüüd oma rolluga hommikusöögile. Lähme hommikusöögile. Marleen juhatab teed. Esimene mitte must koht, mõtlesin, et täna on nautlemise päev. Väga ilus joonistus ka. Tundub, et see on poe omanik. Kroksi peal hea pehme istuda. Oh no. Silver sai just esimese petroli võtmise tehtud. Siin kõrval on teine tädi lihtsalt pudelist kallab sisse. Maksad oma 5 ära ja ongi tehtud. Siin on koerad nagu kassid. Kõnnib lihtsalt aia peal. Mu kõige lemmikum asi on segu pehmejäätis ja lambist praegu siit kohvikust leidsin. Me saime nüüd väiksed shoppingud tehtud ja päike otsustas ka ilusti välja tulla. Nii me lähme proovime randa ujuma minna. Pandava Beachi. Just. Oh wow, nii lahedad sinised. Aitäh! Väga palun! Let me present you 28-aastane mees, kes on viimased 5 minutit kükitanud seal, et krabiga mängida. Seal on mingi auk, kus sees on krabi. Tuli välja just.
Oo. On jah. Ma vaatan, kas ma saan zoomida teda. Jah. Krabi. Issand, jooksis ära. Kas sul on tore, kallis? Väga, ma teen talle kivi aeda. Väga tubli. Nii, sattusime siia Pantai Batu barakki. Väga vinged vaated, aga metsikult palju nagu turiste. Või metsikult on palju öeldud. Jah, aga suht palju. Tee äär on täis ikkagi inimesi. Aga hästi ilus. Silver, mis kell on? Reaalselt lumivalge. Normaalsed randid. Korralik. Nii, me jõudsime just koju, käisime pesus ja tellisime endale sellised tankukid, mis on mingi ülikuulsad asjad, mingid suured mõnusad küpsised palil. Ja Silver muidugi võtsi jälle Dragon Fruit Smoothie, sest ta on üks suur fänn. Ja ma proovin nende iced matcha latet. How you doing? How you doing? Nii, meil peaks olema siis siin Red Velvet, siin all šokolaadi ja siis siin KitKat ja selle all peanut butter. Me hakkame just õhtusöögile minema, aga õues on nii suur torm, et Silver ei saa kahjuks rolluga sõita ja me peame taksoga minema. Silver saab rolluga sõita, lihtsalt keegi teine ei taha selle rolluga sõita. Võib-olla seda ka. Halvasti näha, aga autotee peal on reaalselt ookean nagu. Nii rämedalt sajab praegu. Silveril läksid praegu silmad põlema, et siin tormi käes üks vend jookseb rahulikult lihtsalt. Sokid on selja peal, vaata. Reaalselt nagu vee sees jooksebki. Beautiful. Thank you very much. There you go. Thank you. Yum. No nii, jõudsime koju. Terve sala on vee all. Väga mõnus. Ja. Siin on üks bassein, siin on teine. Kell on 8 ja üks mees tuli juba jooksmast. Juba palaven ikka. Väga mõnus. Ja nüüd väike ujumine peale jooksu. Hello! Palju jooksid? Ja mina tuidusin. Oi, milline meritäht. Merineitsi. Mõtle, kui see oleks mingi ülisuur jäävann. No see oleks päris mõnus. Ei, ma ei läheks sinna lähedalegi. See on suht jahe. No ongi nagu jäävann siis. Catch your toe. Kuum ja seksikas. Noi. Panid käima? Jah. Noi, siis see simpimine ei peale. Ma kardan nii paaniliselt, et mu juuksed lähevad vette, et ma ei julge ühtegi ujumisliigutust aga teha isegi. Mina ka.
ma võib-olla ütlesin seda vlogis juba, aga ärge pange oma blonde juukseid basseini vette. See on väga ohtlik. Ma vist ütlesin juba seda vlogis, aga värvige oma blondid juuksed brünetiks, siis pole ohtlik. Nii, ujukad on seljas. Kohe lähme hommikusöögile ja sealt juba edasi ühte väga ilusasse beach clubi. Kuna Marleen peab contenti tegema päris mitmel rindel, siis alati on niisugune pidulik 15 sekundit umbes ootehetke, millal süüa saab. Et ma näen küll toitu ja siis ühel hetkel ma saan seda amsatega. Aga see on perfectly fine. Päris hea näeb välja too. Me jõudsime nüüd The või 180, me ei ole päris kindel, kumb see on. Aga siin peaks olema hästi lahe bassein, mis läheb nagu Kalju äärelt üle ja siis on äge vaade. See Infinity Pooli vibes veits, aga alla näed ka nagu. Ja, nii et varsti näete siis, kas on ikka õige koht. Tulime Beach Clubi ja siin viiakse niimoodi autoga kohale meid. Ma loodan, et õigesse kohta. See on nagu suure grupi golfiauto. Siin on lihtsalt mingi meeletult palju liblikaid. Vaadake, kuidas need lendavad ringi. Kõik need valged täpid, mida te näete, on lihtsalt liblikad lendamas. Nii lahe. Tuled ilusasse spaasse koos Ironmaniga, siis juhtub ikka nii. Nojah, lebossa ära. Elu parim elu. Raske vaielda. Kell on kohe 3 saamas ja me oleme peaaegu terve päeva veetnud siin Beach Clubis ja no see on nii mõnus. Ja jah, see on meie viimane päev või no tegelikult lend homme läheb meil alles kell 9 õhtul, nii et on peaaegu terve päev veel homme ka aega nautida seda paalikest. Oled kunagi aerutades Infinity Pooli lõppu läinud või? Ei. Ma siis lähen. Marti Alt oleks praegu väga uhke, et sa selliseid harjutusi isegi paalil teed. No parem oleks. Ja veetunnetust ei saa kaotada. Keegi seal tipus teeb sama harjutust. Marti ei pea mulle nüüd nädal aega ujumist panema kavas, sest et siin on praegu veetunnetus olemas. Kärbes. Väike võdisev pannakota. Panna. Panna on vaja. Time to go home. Siin Kuusperris on kõige paremad trikood maailmas. Võt need seal. Jätke meelde. Minu professional rider. Hi! Me peame oma rollu täna ära andma, nii et saame veel viimased sõidud teha oma mõnusa suksuga. See on tõesti mõnus olnud. Siis kui näed ennast esimest korda päeva jooksul peeglist ja saad aru, et oled veits ära põlenud. Juba täitsa kohalik.
oleme nüüd Silveriga ühes mu lemmikpoes, et osta kõigile sõpradele, sõbrannadele, perele ja kõigile igast snäkke kaasa. Ja me tegime just ühe šokolaadiriiuli siin täiesti tühjaks. Nii et kohver on ääreni palju snäkke täis kohe. Esiteks on meil ääreni täis kott šokolaadi ja lisaks veel 2 kohalikku rummi. Üks on rumm ja teine on alkohol. see poolne on jah rumm ja see on mingi salak. Araksalak. Vana hea. No nii, me oleme oma Beach Clubi shoppingupäevalt nüüd tagasi. Pean tõdema, et üsna ära põlenud. Põsad on päris punased. Aga ma olen väga õnnelik, et meie viimane päev nii toredalt läks. Homme juba täpselt samal ajal me hakkame lennujaama poole sõitma, aga kuna ikkagi nii-öelda kella 5 on homme aega, siis jõuame kindlasti veel midagi toredat teha. Täna lähme Loolasesse sööma, sest viimane õhtusöök peab ju muidugi olema ikkagi kõige vingemas kohas baalil. Ja ma tahtsin lihtsalt veel öelda suur aitäh kõigile, kes meie vlooge vaatasid. Loodan, et meeldisid, sest me teeme neid lihtsalt enda jaoks ja oma sõprade jaoks, aga mulle nii meeldib neid kokku lõigata ja filmida ja teha, et ma olen väga tänulik, kui nagu võõrad inimesed või sõbrad või ükskõik, kes seda vaatab, nii et aitäh teile ja ma loodan, et meeldis. Muutus oma karjad vahepeal. See on pussukas. Korda mööda paned nüüd või? No viskas pikali. Meil on sõber nüüd. Silver üritab kommunikeerida. Ära tee nii. Kohe näete seda sisse suumitud võtet ka. Oh no! Silver. Oh no, I got a friend now. How to get rid of it? Oh no. Sigrid, help. Kohe näete seda sisse suumitud võtet ka. Ja on aeg meie rollu tagastada. Chillu on väga kurb. Saab pisaraid poetama hakata. Oh no! Loolad. 2 väikest loolat. Võite 3 korda arvata, mis jooke Marleen terve reisi on joonud. Viimane jooks baalil. Jah, alles me mõne koera asja kuskil ära jooksma. Jah. Bye! Bye! No nii, laupäeva hommik. Viimane hommiku jooksin baalil ja ma tulin ikkagi Loolase juurde, et saab Marleenile viimase pildi ja video saatada lemmikkohast. Aga lihtsalt siia tulek on nii mägine, et vahel peab jalutama, pulsi alla laskma, saab edasi joosta. Päris raju. Jalutan mäest üles, pulss üle 160. Muidugi nüüd on juba 46 mintsa liigutud ka, aga täiesti ebanormaalne. Ja ma planeerisin oma selle ruudi niimoodi, et mul on põhimõtteliselt lõpuminek ongi mäest üles. Nii et nüüd ma saan korralikult siin nautida, matkata, nagu sportlased ütlevad. No nii, pakkimine on täies hoos. Ja jooksupoiss jõudis ka just. Oi. Kuidas oli? Päris palav. No, homme enam ei ole palav.
mina sain pesus käidud just, Silver jõudis ka jooksmast tagasi ja nüüd läheb ujuma. Filigraanne. Väga sen olekus Peika. No nii, meil on kohvrid koos ja anname kohe kohvrid siia hoiule, kuna me peame alles kell 5 hakkama lennujaama liikuma. Nii et alguses lähme hommikusöögile ja siis juba vaatame, mis me teeme oma ülejäänud päevakesega. Kotid on koos ja aeg ongi meie viimane Airbnb ära anda. Bye! Silver nautimas oma viimast Dragon Bowli. Ma ei ütleks veel viimast, aga ühte viimastest tõenäoliselt. Silver ütles, et kui ta siit leiab Kevini, siis ta kingib selle Kevsule. Tuleb vist kinkida. Ja ma vaatasin siia pakki ja leidsin esimesena. Mis sa ostsid? Kuna Kevsu sõidab Bianchiga, siis ma sain talle sinna logo asemel nüüd normaalse kleepsu lõpuks. Oh, wow. Me chillisime nüüd natukene siin Ulu Cliff House'is ja nüüd lähme võtame veel midagi lõunat süüa ja siis lähme massaaži. Nii et kõik mõnusad tegevused veel enne, kui me peame lennujaama minema. Nautiskleme. Nautiskleme, jah. Väga õigesti öeldud. Näitas rahvale ka oma ilusat. Me ostsime apteegist Bokkaarit ja meil anti sükikott kaasa. Sobib väga hästi. Äärmiselt mehine. Meil sai massaažis käidud ja me tulime oma kohvritele järgi. Tellisime takso ära ja kohe hakkame lennujaama poole liikuma. Ja ma üritangi taksondust praegu siin kuidagi hakkas liikuma lõpuks. Väga nice. No nii, me jõudsime nüüd lennujaama ja meie tripikene ongi läbi. Nii et suur aitäh kõigile, kes vaatasid meie vlooge. Seda vloogi või siis kõike 3 ja järgmine vloog tuleb jälle arvatavasti triatlonialane. Jah, nii et kõik, kes suutsid siiamaani vaadata mitte triatlonit, siis edaspidi saate jälle triatlonit. Jah, aitäh! Bye! Bye!